Tervist! Siin on jällegi Elva nõid Arhailise nõiduse pargist, Death Valley'st. Ja vestlus läheb edasi selle kohta, mis on Eesti Nõidade Liidu kodulehel fotogaleriis pilt, anunakkide pilt pealkirjaga Inimese algus, kestmine ja ots. Ja et algus on keeruline ja tundmatu, et algusest me ei räägi praegu ja ots, see ei paku huvi. Nii et jutt kestvusest, inimese kestvusest läheb edasi. Inimesed peaksid arvestama sellega, et kui nemad on kunagi tehtud taeva Jumala poolt, God of Heaven, ainu, siis nemad tehti niimoodi, et 3 asjast koosnevana ainult. Need on teadvus, pühadus ja au. Ja ülejäänud asjad ei tule arvesse üldse. Kestmise jaoks. Ja siis teda kastetakse, kui tal on ainult need 3 asja. Ülejäänud head asjad ka ei tähenda üldse. Ükskõik kui palju ilu või tervist või jõudu see ei tähenda, sest inimene on tehtud nende 3 asja jaoks, et need 3 asja pidid kasvama järjest. Teadvus, pühadus ja au selle jaoks, et kesta. Kestvusviljad need on. Teistmoodi ei saagi kesta, kui ainult neid 3 asja endas omada ja et need püsiksid ja selle jaoks ka kas taevajumal ise või ka keegi teine, kui ta kastab taevamannaga, siis niimoodi saab see inimene, kes küll on elus taim, kesta, et ta ei saa otsa. Sest teistmoodi kesta ei saagi. Ja kui inimestel on küljes kasvatatud valesid vilju, siis see on väga kannatusrikas neile, need vaevad tegevad viljad, valed viljad. Ja siis nemad on hädas sellega, kuidas neid säilitada. Nii et kui inimesed ei saa kastetud taevamannaga ja seetõttu kestmist neil ei ole, siis nemad proovivad seda varjata säilimisega. Et kui nemad säilivad, et siis nad ikka saavad edasi. Seetõttu otsitakse ka igasuguseid positiivseid omadusi, et kellelgi on häid omadusi. Aga ei tähendagi see, et kui kellelgi on kas või 1000 head omadust, aga nende seas ei ole ei teadvus, ei pühadus, ei au, siis ei tähenda. Need on mingid teised asjad, vaid ainult need 3 asja on kestvuse kohta käivad. Ja kui kellelgi on kestvus, siis teda hoitakse kui elusat taime, et ta kestab, et siis tema kestmine toimub. Ja seal pildi peal kodulehel fotogaleriis on näha inimene elus taim poti sees kasvav ja selle tõttu ju, et ta on taevamannaga kastetud. Ja siis temal on väga ilus elu ja külluslik.
aga kui inimesed ei teadnudki sellest, sest et teadvust ei ole ja aru ei saanud, sest pühadust ei ole ja valed asjad hakkavad külge, sest au ei kaitse neid, au ei hoia neid valedest viljadest, siis nemad on hädas ja proovivad ennast säilitada sellisena, nagu nad on, omades neid halbu vilju enda küljes. Ja siis säilitavad nad endast ju niimoodi, et konserveerides, säilimine, conservation, et nad teevad endast konservi, et see taim, et see oleks säilitatud kas või marinaadis, tehes endast hapukurki ja kui vaja, siis kas või isegi viina sees marineerides ja säilitades, et kauem säiliks. Selle tõttu, et kestvust ei ole, muidu kestvusest piisaks. Kestvus inglise keeles endurance. Ja kui kellelgi on kestvus, siis ta kestab igavesti. Endures forever. Seetõttu tähtis on silmas pidada just neid 3 asja, et need leiduksid, et saaks ikkagi teada, et saaks aru, et oleks pühadust ja et oleks au. Muidu inimesed hakkavad otsima kiitust, et nad säilivad hästi ja soovivad, et neid kiidetakse, isegi kui neil on halvad viljad küljes endal. Ja tarvis ei lähe sellist taime, siis ju. Siin ees on ka arhailise nõiduse purskkaev. Ja siin on nõiduse vesi. Ja võimalus, et ehk kunagi saab publik, kes vaatab seda videot, ka kastetud, kui taevajumal Ainu võtab ette kasta kedagi taevamannaga. Et siis võimalus publikule ka nõiduse vee läbi. Nõidus. Sest pärast nii palju vigu tehes valesid vilju on küljes ja ehk nõiaasutuse juures saab, et valed viljad hakkavad närtsima ja närbuma ja ehk kukuvad küljest ära. Aga keegi ei kasta kunagi enam. See on see saladus. Ja siis sellega praeguseks kõik ja järgmiste kohtumiste ja vestlusteni jällegi.